Ja mis siis, et sured ära? Mis vahet seal on? Vara või hilja? Ega sellepärast ei saa oma elu elamada ja raamatund ostmata jätta. Vesaris jäi mul silma üks Jaako Halvase postitus, kus ta postuleerib, et uus pole tingimata parem ja olevik võiks olemata olla ja kõik kirjanduse, kunsti, muusika ja nõnda edasi saavutused on ammu ära olnud ja loodud enne meie aega. Mul korra kihvatas selle peale. Peaaegu juba oleks käsi tõusnud mingit kommentaari lisanud. Aga ei, ma juba ammu ei kommenteeri midagi. Lasin niisama mööda, mis kasusest on. Las ta arvab nii, tema õigus, milleks vaielda. Minu arvamine selles asjas on teistsugune. Asi ei ole üldse paremas ega halvemas, ega selles, mis jääb püsima üle aegade. Asi on just nimelt selles, et kultuur peab olema pidev. Isegi kui sind 3 aasta või 3 kuu pärast enam keegi ei loe, oli see raamat üks lüli katkematus protsessis. Ka halb raamat, nõme teod, vilets näitus. Ometi oli selle viletsa näituse avamisel ennast kohale vedanud kunstniku tuttavaid ja muid huvilisi. See on hoomamatu võrgustik, mida kultuuri abil luuakse. Sotsiaalne, mentaalne, aineline, mis iganes. Ta peab kogu aeg voogama, olema. Ei saa ju ede kujutada riiki, kus ühel päeval enam keegi ei kirjutaks luuletusi, ei maaliks pilte ega laulaks ühtegi laulu. Kunstilt kogu aeg mingeid ülimaid kvaliteete oodata on rumal. Ta lihtsalt on. Peab olema nagu söömine, magamine, muud tavalised asjad. Looming ja loomine on tavaline, lihtne elu avaldumise vorm. Ja mis siis, kui seda kehva näitust või keskpärast raamatut aasta pärast keegi ei mäleta? Korraks oli tore, vähemalt pundil inimestel, kes ennast ühte kohta kokku ajas, et kultuurselt koos olla. Niisama nagu kaovad majad ja kohad ja raamanturiiulid ja inimesed, nii kaovad unustuse hõlma ka raamatud, mida need inimesed lugesid ja pildid, mis neil esikus rippusid ja teatritükid ja vanad ajakirjad. Ega siis sellepärast ei oleks nad pidanud olemata olema. Vahel ma mõtlen, mille pagana pärast ma nii selgesti pean mäletama kadunud asju. Aga siis kuidagi taipan, et ma ei mäleta ju kadunud. Ma mäletan väga üldiselt, ma peaaegu, et ainult mäletangi. Näiteks, kui ma siit Muhust linna sõidan, siis muutub see koht kohe mälestuseks, mis sest, et ta on tegelikult olemas. Ta on isegi rohkem olemas just siis, kui ma siin ei ole ja tegelikult täpi pealt niisama kättesaamatu kui need kohad, mis on kadunud. Piisab ainult korra selg pöörata, kui pole enam asja ennast, vaid ainult mälestus temast. Võib-olla olevat ei saagi niimoodi kogeda, et ta ka kuidagi päriselt oleks. Ta on ikka ainult läbi ära minemise.